Hei, tere taas, Helina siin audioblogis, mis on mõte ja räägin sinuga täna teemal, kuidas kasutada küsimusi. Nimelt ma viin läbi sellist coaching kõne, mis on täiesti tasuta ja sa võid sellel osaleda. Helista helinale.ee on veebileht, kus ennast registreerida järgmisesse kõnesse ja see kõne kannab pealkirja siis avatud suhtluskõne. Ja sellesse kõnesse võivad kõik tulla, nagu ma ütlesin, tasuta, aga selleks tasuks on siis see küsimus, mida sa millele sa tahaksid vastust teada. Need on küsimused mitte nii väga mulle, vaid need tegelikult on küsimused sulle ja need aitavad ette valmistada siis seda kõnet, et leida see vastus, mingisugune uus idee, mis aitaks sul liikuda edasi selle eesmärgi või soovi poole, mida sa siis tahad. Ja küsimused on üks vorm, kuidas aidata ennast mõttemaailmas edasi. Ja küsimused, mida siis esitatakse, on see, et kuidas ennast maksma panna, kuidas enda saboteerimine lõpetada, kuidas ennast ebaõnnestumiste puhul mitte maadasa teha. Ja kui ma vaatan neid küsimusi, siis ma mõistan, et tegelikult võib küsimusi küsida nii enda kahjuks kui ka enda kasuks ja me tihtipeale pigem praktiseerime seda endale kahjuliku küsimuse vormi. Nüüd ühelt poolt need samad 3 küsimust, mis me siin tõime, eks ole, et kuidas ennast maksma panna või kuidas enda saboteerimine lõpetada või kuidas ennast ebaõnnestumise puhul mitte maadasa teha. Nad ei ole nagu nüüd pealt näha väga nagu halvad küsimused, et nad toovad välja probleemi, kuidas ennast nii-öelda kehtestada, eks ole, kui ennast maksma panna tahan, et kuidas ma ennast kehtestan, et see on minu probleemne koht. Aga viis, kuidas me pigem vaatame neid küsimusi, on lõplik. Ja seda ma märkan ka tegelikult avatud suhtluskõnes, et ma esitan küsimuse ja ma hakkan ootama vastust väljast, mitte aga tegelikult ei kasuta seda küsimust iseenda jaoks. Ja viimane kõne panigi mind tegelikult mõtlema, et kuidas siis põhimõtteliselt aidata sind seda laadi küsimustest veidi edasi, et see küsimus ei oleks nagu küsimärk ja punkt, ja nüüd ma ootan, et kas keegi annab mulle kuskilt vastuse või tegelikult ma saaksin ikkagi ise selle vastuse välja mõelda, kui mul nüüd see küsimus on olemas. Ja mul tekkis selline idee, nimelt, kui sa küsid, et kuidas ennast maksma panna, siis küsi vahelduseks, et aga kuidas ma ennast maksma ei pane. Ehk et kuidas ennast maksma panna, see ilmselgelt on valdkond, mida ma ei oska, milles mul puudub kompetents, arusaamine, kuidas seda teha, aga milles mul on kompetents on see, et ma ei pane ennast maksma. Kirjelda enda neid olukordi, neid situatsioone, mida sa siis teed, kui sa ennast maksma ei pane. Samamoodi, kuidas ennast saboteerid, jah? Et kuidas ennast mitte saboteerida on küsimus, siis selleks, et mõista selle küsimuse sisu, tuleks sul endalt kõigepealt küsida, aga kuidas ma ennast saboteerin? Mida ma siis teen? No näiteks kaaluteemaga on see tihtipeale, et lähen ja premeerin ennast toiduga. Lähen ja söön 1 portsjoni asemel 2. Need on need vastused, mida ma tahan teada selleks, et leida vastust küsimusele, kuidas ennast mitte saboteerida. Siis kuidas sa ennast ebaõnnestumiste puhul maatasa teed, jah, et mida ma siis teen, kui ma ennast hakkan maatasa tegema või ennast kritiseerin või nii edasi. Mis on need laused konkreetselt, millega ma ennast kritiseerin, et me toome ennast kohale ja vaatame, et kuidas me siis täna käitume ja millist käitumist me iseenesest muuta tahan. Ja loomulikult väga lihtne nõuanne on siis see, et kui sa nüüd tuvastad kõik selle, mis aitab kaasa sinu saboteerimisele ja enese mitte kehtestamisele ja nii edasi, siis jäta lihtsalt need tegevused tegemata ja asenda need millegiga. Aga kui me räägime nagu mõttetreeningu poolest, siis tegelikult selle sama harjutusega, kus ma saan teadlikuks, mida ma teen, olen ma juba natukese mõelnud selle olukorra kohta, saanud enda kohta infot ja sellega juba muutnud seda mõttemaailmas toimuvat, mis mu peas on. Nii et kui me nüüd uuesti küsime, et kuidas ennast mitte saboteerida, siis tegelikult me teame, kuidas seda mitte teha. Me teame, eriti kui me nüüd väga selgelt näeme, kuidas me seda teeme. Need küsimuste puhul ongi väga oluline,
et kui ma juba küsimuse esitan, siis ma ka nõuan endalt selle vastust, mitte et ma ei pane sinna punkti, et minu töö nüüd on tehtud, et sa vasta nüüd, eks ole, mulle, mis see vastus, mis see õige vastus võiks olla. Vastupidi, ma tahan tegelikult teada, et mis on see situatsioon minu elus, mille puhul see küsimus kehtib ja ma tahan nõuda endalt seda vastust sellele küsimusele. Seoses nende küsimustega mingil põhjusel meie automaatne reaktsioon on ükskõik missuguse takistuse ees peatuda, et me ei tea, kuidas seda ületada või et me ei tea, mida me tegema peaksime siis, et see probleem lahendada. Kuid tegelikult see ei veena mind. Ja ei veena sellepärast, et kui ma tean, kuidas ennast saboteerida, siis ma tegelikult tean, kuidas ennast mitte saboteerida. Mõtle selle peale, eks? Et ma tean, kuidas ennast saboteerida, sest et ma näen ennast seda tegemas. Aga ma saan sellest teadlikuks siis, kui ma kirjeldan endale, kuidas ma seda teen. Ehk et ma lähen detailidesse, ma kirjeldan endale üksipulgi seda, mida ma teen. Ja kui ma nüüd ei soovi ennast saboteerida, siis ma esitan endale küsimuse ja kui sa küsid, siis sul tuleb vastata. Kuidas ennast mitte saboteerida? Sa esitad endale küsimuse ja nüüd sa vastad, aga sa vastad mitte niimoodi nagu lambist ja teadmatusest, vaid nüüd sa vastad juba selles selguses, kus sa näed, et ma käitun endaga sellisel moel, ma ei taha olla enda vastu kuri, ma ei taha endale neid jõuvõtteid kasutada endaga, eks ole, ma ei taha endale nii halvasti öelda. Ja nüüd ma küsin, aga kuidas ennast siis mitte saboteerida või kuidas endaga paremini läbi saada või kuidas endaga sõber olla või kuidas ennast kehtestada või mis iganes küsimus mul on. Aga ma saan sellele vastuse paremini siis, kui ma tean, mis on see tänane seis, kus ma olen. Nii et kui sa küsid, siis kindlasti vasta ja sul tuleb nõuda endalt vastust, et küsimuste teema puhul ongi üks suuremaid probleemi, et ega küsimuse vastuse saamine ei tule nagu nipsust, et esitan küsimuse, saan kohe vastuse. See protsess ei toimi lihtsalt niimoodi. Nii et seetõttu ma pean oma ajult nõudma, et ta mulle vastuse annaks. Ja nii lihtsalt see tegelikult iseenesest käibki. Ja kui sa seda teed, siis sa märkad, et sa tead. Seal ei ole niimoodi, et sul ei ole ühtegi vastust, aga märkamise puhul on jällegi see, et me oleme kriitilised oma vastuse suhtes. Me arvame, et me vastus on vale. Arvame siis teistpidi. Jällegi üks hea nõuanne sulle, et arva, et su vastus on õige. Sest et keegi niikuinii ei tea, kas see vastus on õige või vale. Aga seesama enesest kahtlemine ei vii sind edasi, nii et tegelikult sa tead. Kuid on tegelikult hoopis teine põhjus, miks me tahame arvata, et me ei tea. Et küsimus ei ole mitte teadmises. Küsimus ei ole selles, et ma ei teaks oma esitatud küsimusele vastust. Tegelikult põhjus, miks me ei taha teada, seisneb ebamugavuses, mis tuleneb sellest teadmisest. Ja me ei taha tunnistada endale tõde, et kui ma ütlen, et kuidas ma saan üle hirmust inimestega suhtlemise ees, siis miks ma ei taha teada vastust? Sellepärast, et siis mul tuleb teha seda, mida ma nüüd tean. Ja vaat see teeb selle olukorra keeruliseks ja siis mu aju paneb pigem plokki ja ütleb, et ei, et saboteerime ennast edasi ja oleme nõrgukesed edasi ja ärme räägi inimestega edasi ja sest et see hetke olukord on mugavam kui see, mida ma tegelikult tegema pean selleks, et ületada neid barjääre, mis ma endale täna ette seadnud olen. Aga kui ma õpin nüüd olema endaga aus ja sinna samma sellesse protsessi kuulub ka see enese kaardistamine, millest ma just rääkisin, et kui ma ennast saboteerin, siis kuidas ma saboteerin, kui ma ennast ei kehtesta, siis mida ma siis teen selle asemel, kui ma ennast ei kehtesta. Et kui ma märkan seda, mida ma tegelikult teen ja olen endaga aus, et ma seda teen, siis ma saan hakata tegelema tegeliku probleemiga, sest et vastus on mul muutuseks niikuinii olemas ja nüüd ma saan hakata tegelema selle ebamugavuse ületamisega, mis tuleneb selle idee järele minnes, mida ma endale olen öelnud. Ja vot seda laadi tõde paneb sind liikuma ja seda laadi tõde muudab su elu. Nii et ole enda vastu aus, märka, kus sa oled, mida sa teed, mida sa ütled ja esita see küsimus ning vasta. Ja sa märkad, et sa tead seda vastust ja nüüd see probleem ei ole mitte selles, et sa ei teaks vastust, vaid probleem on selles, et sa ei taha teha seda, mis seal vastuses on. Ja vot see ebamugavuse koht on nüüd see, mida siis mõttetreeningu abil lahkama hakata, et mõista, mis on su mõtted, mis on su
mis mõjutavad neid tundeid, mis ei lase sul teha neid tegevusi, mida sa tead niikuinii, et sa pead tegema. Ja selle kõigega me tegeleme mõttekoolis, nii et kui sind huvitab igapäevane praktiline mõttetreening, siis oled oodatud õppima ja eesmärke saavutama just nimelt sinna mõttekooli. Aga aitäh, et kuulasid audioblogi, mis on mõte, ja kuulmiseni siis järgmisel korral.